jõudsin just siia Millanne hotelli, kus meil on paaripäevane koostöö ja oh my god, kui ilus on, ma olen väga elavilt näha, kuhu tuppa nad nüüd panevad. Ma olen praegu selline väga tuulest viidud, sest ma tulin just Run Clubist, aga exciting! Vaadake, kui ilus on, oh my god, so pretty! Okei, sõbrad, ma ei tea, mida ma ootasin, aga ma kindlasti ei oodanud seda. Kas te olete valmis? This is crazy. Siit tuled sisse ja boom! Mida asja, mu toas on freaking bassein. Oh my god! Ja siin on nagu reaalne lounge area, kus ma võin teha ükskõik mida. Väga haige. Ja vaadake nüüd magamisosa. Wow, see on täiesti haige. Mida asja? See ei ole päris. Nad toovad kohe oma kohvriga. This is not real. This is not real. This is not real. Oh my god. Vaadake siia. See on siuke... Miks ma oma kotti käes hoian? Gosh. Siuke bathroom area. Siin on siis ilmselgelt toaletiruum ja siit tuleb siis riietusruum ja meil on outside shower. Oh my god, kui äge! This is so cool, what? Äkki ma pesen ennast õues. Mida asja? Oh my god, see on liiga haige, ma ei suuda uskuda. Ja ma olen siin siis 2 ööd. Ma olen väga-väga elevil. Oh my god! So crazy! Nii haige, kujutage ette. Märkan siit ülesse ja see on mu vaade lihtsalt. Ja ta ütles, et mul on siin complimentary coffee. Mõnus väike kapslimasin ja natukene kangemat kraami. Väike outfit change ja nüüd me oleme tegelikult kuhugi hobuseid vaatama, kuhugi polo võistlusi vaatama. I'm not sure, ma ei ole kunagi käinud, aga me pidime ühesõnaga üleni valgesse riidesse panema ja lähme siis vaatame üle. Aga ma tahaks enne omale kiire kohvi teha. Nii, ma ei tea, mis nende erinevus on, aga ma võtan praegu kuldse. Ma jõudsin just tagasi oma hotellituppa ja siin on ikka nii mõnus olla nagu reaalselt. It's crazy. Ma näitan kohe, kus ma oma duši tegin. Siin on õue duš. Algul ma vaatasin siin toas ringi, mõtlesin napikene, kus on duširuum. Ja see on reaalselt selline duš, et kui sa siit tuled, siis see on lihtsalt täiesti õues. Džunglis, ehk sa pead siit õue minema ja siis sul tuleb siit mõnus õueduš. See oli nii mõnus kogemus. Ma reaalselt pesin siin mingi 15 minutit, lihtsalt lasin selle veel voolata, see oli nii maagiline. Ja no come on, be for real, vaadake seda õueduši. Crazy, crazy, crazy. Ma ei oska seda kuidagi muud moodi kirjeldada. Oh my god, ma olen lihtsalt nii tänulik, et ma saan siin praegu olla. See on lihtsalt haige. Ja arvestades, kust ma just ka tulin, appikene. See on liiga haige. See oli mingi polo match, kus siis hobused, kus võistlejad on siis hobuste peal, on 2 tiimi ja nad hobuse peal löövad nagu mingi pulgaga
seda palli ja seal oli päris palju huvitavaid nagu faktoreid, mida ma märkasin. Näiteks see, et peale igat nagu seda väravat nad vahetasid hobuseid ja seal oli üldse väga palju pause, sest muidugi hobustel on vaja pausi, onju. Ja ma ei arvanud kuidagi üldse, et see on nagu mingi Mehhiko teema, see hobuste värk, aga see oli üliäge ja mulle täiega meeldis see. Ja nüüd ma olen lihtsalt tagasi oma ülihaiges hotellitoas. Ja ma mõtlen, et lihtsalt, mis on elu nagu, oh my god, nii haige mõelda, et kui ma ei oleks kunagi mõelnud, et ma tahan siia Mehhikosse tagasi tulla, mulle väga meeldis see, kui ma oleks võtnud seda riski, kui ma oleks teinud kõiki neid muid asju, mida ma tegin, et ma saaksin siia tulla, siis ma oleks mitte kunagi kogenud neid asju. Või no mitte neid asju, aga neid kogemusi. Et näiteks olla siin, ma tunnen, et kui sa ka nagu viibid sellistes kohtades, mis on sellised väga luksuslikud ja väga nagu näitavad sulle järgmist taset sinu elus, siis see väga motiveerib sind ka tegema rohkem ja nagu pingutama rohkem. Sest sa tead, millist elu sa tahad, sest et ma isegi tean, palju siin tegelikult üks söö maksaks. I have no idea, ma ei ole isegi vaadanud. Aga, I mean, this is insane. Nagu see on väga haige. Ja see panebki sind elus rohkem pingutama. Et minu arust enda nagu siukse mulli suurendamine on nii oluline. Nii et ma olen igatahes väga õnnelik, et kuidagi läbi saatuse tahte, mitte ainult saatus, it was me too. Ma kuidagi siia sattusin ja see on täiesti crazy. See on täiesti crazy. Nagu mu toas on freaking bassein. Kas te saate aru? Crazy. Ma panin siin väikse viirukikese ka põlema. See on täiega ilus. Üldse siin on ülipalju selliseid ilusaid detailikesi kogu siin ruumis, mis näeb nii äge välja. So cool! Nii et ma ilmselt nüüd lihtsalt lähen voodisse. Tahaks mulle teed teha, aga siin ei olnud veekeet, et siin oli ainult kohvimasin ja kohvit ma vastu ööd ei joo. Obviously. Nii et ma lähen voodisse, editin, sorteerin natukene pilte. Vaatan mingid tööasjad üle, sest et siin on ju kell 8 tundi taga. Ja lihtsalt chillin, naudin seda vibe'i siin. See on nii haige. Ja see receptionist või kes iganes mul alguses tuba tutvustas, ütles, et ma saan hommikul ala sealt kuskilt nupust need kardinad ka eest ära tõmmata nagu automaatselt. Nii et ma olen väga elevil, et seda proovida. Nii et cozy times. Ma sõin küll juba kogu kinderpoen ära, aga ma tahtsin näidata, kuidas mina söön kinderpoenad ja äkki keegi sööb veel samamoodi kinderpoenad. Ma esiteks söön seda niimoodi, et ma nagu murran alati ühe tükikese. Ja kui mul on see tükikene murtud, siis ma hammustan nagu selle ebatasase otsa siit ära. So good. Ja siis võtan selle tükikese siit välja. Ja siis ma hammustan nagu siit selle põhja ära, you know? Niimoodi. Ja siis, kui mul on põhi hammustatud, siis ma lakun keelega selle kreemi siit ära. Ja siis ma saan see viimast tükki ära. See oli nii hea. Kinderi asju ma lihtsalt armastan. Wow, ma olen ülene šokolaadiga koos. Whoops! We love a good chocolate. Oh wow. Oh wow. Võib-olla natukene liiga palju eksessiivseid samme, aga whatever. Ma ei saa ikka üle sellest. Ma ei saa isegi magama jääda, sest see on nii ilus. I mean, I wasn't trying to isegi magama jääda praegu. Ma isegi tea, mis kell praegu on, mingi 11, pool 12. Ma editin natukene stuffi. Ma teen mõned tööasjad ära. Naudin seda vaadet, obviously. Ja siis lähen pesen hambad ära. Lähen varsti magama. Aga
mitte liiga varsti. Tere hommikust! Ma lähen praegu jalutan natukene. Vaatan mulle midagi poest süüa ja võtan mulle väikse kohvikese. Kuigi siin on kohv, siis ma tahan korraks jalutada, korraks välja minna. Ja siis varsti hakkab töökõne ühe mu üks-ühele kliendiga ja siis ma pean tegema veel muid tööasju, kuna varsti hakkab väljakutse, varsti on uus lounge, nii et a lot of work to do, aga vähemalt meil on ilus töökoht. Not bad, not bad. Mulle meeldib, et see on nagu see hotell, kus ma tulin, üliluksuslik ja siis see on see tee. Aga see ongi #Tulum, siin ongi igal pool sellised teed. Ma ostsin mingi väga kerge snäkike sellise banaani ja ühe sellise mõnusa pähkli batonikese, I guess you could say. Ma ostsin midagi väga kerget, ma pärast tahaks nagu sööma minna, aga ma jooksin oluliselt ära teha ja mul ei ole praegu väga palju aega, et välja süüa ja ma lihtsalt joon vett ja mõnule. Meil on hommik lihtsalt. Päike paistab ootsamale näkku. Ma armastan seda. Siin mingit batooni. See on muideks väga naturaalsed koostused. Ja lihtsalt see on nii maitsud. Lähen kohvi järele. Elu on nii ilus. Käisin just õhtusöögil ühe selle naisega, kes aitas mul contenti filmida, mis oli täiega tore. Ja me käisime kuskil La Valletta Marketis, see on siuke koht, kus on nagu ala ühine istumisala, aga saad erinevatest kohtadest toitu tellida. Ma tellisin mingi paulikese, ta tellis mingi sushi. Väga maitsev oli. Ja nüüd ma olen tagasi kodus, teen natukene tööd, valmistan homseks ette. Ja niisama naudin oma viimast ööd, kes siin ilusas Millami hotellis. Üks veel. Siin on väga segane džungli tee. Nii ilus ikka, ma ei suuda. Tuled koju lihtsalt selline asi. Istusin siin ja mõtlesin, et korraks nagu tabasin ennast sellest olukorrast, et ma olin nagu täiega oma asjades mingi mitu tundi. Üldse ei keskendunud nagu sellele, kus ma olen. Ja siis ma unustasingi ära, et kus ma olen. Ja siis ma mõtlesin, et apikene, kuna ma ööbin siin ainult 2 ööd, siis ma peaks täiega nagu seda
hindama ja kuidagi olema nagu rohkem hetkes, olema rohkem tänulik. Ja siis ma mõtlesin, ja siis ma tõin kuidagi peas nii hea paralleeli, et nagu see on päris elus samamoodi. Et kui sa oled, kui sul on nagu mingi väga hea asi, siis tihti sa võid selle ära unustada, sest et sa oled sellega lihtsalt juba nii harjunud ja siin toas ka, kuigi ma olen siin alles teine öö, aga juba ma olen nii harjunud, et ja ma tulen tuppa ja see ongi nagu nii ilus ja see ongi nii haige, aga ma olen sellega juba harjunud. Aga päriselus on ju ka niimoodi, et sa võid ära unustada taala, kui hea partner sul on või sa võid ära unustada, kui hea su töö on, millest sa kunagi nii väga unistasid või kui head on päriselt sinu sõbrannad, sest et sa oled sellega juba nii harjunud selle leveliga, mis sul on. Nii et see lihtsalt õige meeldetuletus, et kui su elus on midagi või kedagi väga-väga head, siis ole selle eest lihtsalt ülitänulik ja praktiseeri hetkes olemist. Sest et muidu sa võid täiesti ära unustada, kui ägedad asjad või inimesed su ümber on ja sa unustad olla hetkes ja seda nautida. Sest halloo, see on lihtsalt nii haige vaade, nagu magamistoa vaade. Mida asja lihtsalt, kuidas see saab olla? This is so crazy. Shopan siin praegu oma uusi prille ja küsisin just selle naise käest, mis ta arvab, kumb värv mul rohkem sobib. Kas see või proovisin roosasi ka, aga roosa ei ole minu teema või natuke sellised rohelised. Mulle isiklikult meeldivad vist rohelised rohkem, kuna sarnased mul on kodus olemas, aga need on natukene viltu, nii et ta küsib, kas neil on veel mingid sellist paari. Okei, vau, tulin just hommikusega sööma ja see on maailma kõige suurema kookuse. Vaadake, kui suur see on, aga muidu ma olen oma lemmikus kohas La Ponderosa. See on reaalselt nii mõnja koht ja ma käin siin suht tihti. Ja ülimaitse toit on ka siin, nii et. Ja söögiks mõtlesin sellise kohaliku Mehhiko toidu nagu Quessa Birria. Siin on siis birria liha, mis on siis rebitud liha. Ja see on nagu tortilla sees. Ma olen väga-väga excited seda proovida. Ma olen seda birria liha varem söönud, aga brioche'i vahel, aga mitte tortilla vahel, et see peaks olema nagu rohkem traditsiooniline. Nii et maitseme. Vaata, kookose probleem on see, et sa ei tea kunagi, kui palju siin sees on, sest see kookos võib olla väga suur, aga mahla siin sees võib olla väga vähe. Aga praegu mul on siuke tunne, et siin sees on väga-väga palju mahla. Sest ma olen siin seda juba mingi 20 minutit joonud ja see ei ole ikka veel otsa saanud. Okei, ma kaanisin just elu eest 10 suurt lonksu ja see ei saanud ikka veel otsa. Iseenesest hea ju, palju kookost, aga damn. Aga tooke sealt on tšau-tšau. Täiega mõnus 2 ööd oli siin, ma olen nii rahul, nii happy. Ja ma tunnen, et ma sain küll oma isu täis, see oli täiega mõnus. Ma veetsin väga palju aega siin, ma töötasin siin, filmisin täiega palju contenti neile. Nii et jaa, nii tänulik ja nii hea meel. Life is good. Tellisin omale väikse kokteilikesega. Ma ei tea, kui väikse. Aga see oli piña colada ja kui ma üldse kuskil kokteili võtan, siis on väga harva, sest mulle ei meeldi väga alkoholimaitse, mulle ei meeldi väga pidudel käia. Aga võt sellises kohas ma võin küll omale ilusa mõnusa kokteilikese võtta. See oli päris hea, aga ma tegelikult esimese saatsin tagasi. Sest et see oli natukene liiga magus. Ja ma olen täiega see inimene, et kui mulle midagi ei meeldi, siis ma saatan selle tagasi, ma kohe ütlen ja paljud mu sõbrad ja tuttavad on minu kohta seda öelnud ka, et topikene, et ma küll ei julgeks või kuidas sa julged öelda niimoodi või et sa paneb teist inimest halvasti tundma või ta. Ja siis ma mõtlen just niimoodi, et topikene, kui see teine inimene teaks, et mulle tegelikult ei meeldi see. Ja siis ma nagu kuidagi ikkagi surun seda, et ta tahaks ju ikkagi teada, et nagu mulle ei meeldi see.
ja siis ma alati ütlen, ma ei tunne ennast kuidagi halvasti, ma tahan, et mulle keegi alati ütleks, kui ma midagi teen halvasti või valesti, nii et ma ütlen alati. Ja siis ma ütlesin, et nagu sorry, this is a little too sweet for me. Ja siis ta ütles, et okei, teeme selle paremaks, teeme selle vähem magusaks. Ta ütles, do you want more rum? Ma olin nagu, do whatever you want. Ja tea, ma chillin siin basseinikeses. Väga majas, saan olla. Ja ma arvan, ma lõpetan selle vlogikesest siin. Aitäh, et sa vaatasid mu vlogikest. Eelmisele videole ma unustasin outro ära teha, sest et nagu I'm new at this, okei? Ühesõnaga, see on minu outro. Ma loodan, et sul on ilus päev. Tehke asju, mis teile meeldivad, nautige elu ja. Tšau, tšau!